Tervist! Me teame tänapäeval hästi, et kui sa tarvitad toiduga suuri koguseid lisatud suhkruid, siis tõstad sa olulisel määral oma riski surra mõnda südamehaigusesse, ent tegelikult ka väga olulisel määral riski surra enneaegselt põhjuste üleselt. Ja peamiselt on selle surmariski tõusu põhjuseks üleliigsest kalori tarbimisest tekkiv ülekaal. 0 kalori sisaldusega kunstlike magusainete nagu näiteks aspartaami, sukraloosi, sahhariini ja teiste sarnaste tarvitamine aitab eriti juhul, kui me räägime kunstlike magusainetega magustatud jookide kasutamisest suhkruga magustatud jookide asemel. Ja see aitab alandada olulisel määral kehakaalu ja parandada seeläbi tervisenäitajaid ja su elu tuleb seeläbi pikem ja ilusam. Selliste 0 kalori sisaldusega kunstlike magusainete ja tegelikult samamoodi ka 0 kalori sisaldusega loodusliku päritolu stevia kasutamine samas mingisugust muud positiivset lisakasu tervisele ei anna. Ja Tervise Pluss on otseselt ja ainult põhjustatud tarbitavate kalorite vähenemisest ja üleliigse kehakaalu langusest. Nüüd on aga teadlaste ja teadlike suhkru kasutajate huviorbiiti tõusnud alluloosi nimeline looduslik suhkur, mida esineb väga väikeses koguses erinevates toiduainetes nagu näiteks viigimarjad, rosinad ja nisu, ent mille tööstuslik tootmine sai ensüümide avastamise läbi võimalikuks alles eelmise sajandi 90. aastatel. Ja turule tuli alluloos esmalt USAs alles 10 aastat tagasi. Kuigi alluloos, mis on umbes 70% sama magus kui harilik lauasuhkur, meenutab oma molekulaarselt ülesehituselt fruktoosi ja tööstuslikult tegelikult seda praegu peamiselt fruktoosist ka toodetakse, käitleb meie organism neid kahte suhkrut väga erineval moel ja seega ei kaasne alluloosi pikemaajalise tarvitamisega samad terviseprobleemid, mis ilmnevad fruktoosi pikemaajalisel tarvitamisel. Selgitamaks, miks on alluloos nii eriline, tutvustan ma sulle esmalt seda teadustööd, mille raames leiti 121 20–40 aastast vabatahtlikku, kes jagati 3 gruppi. Esimese grupi liikmetele anti 12 nädala jooksul 2 korda päevas 4 grammi alluloosi. Teise grupi liikmetele anti 2 korda päevas 7 grammi alluloosi ja kolmas grupp, mis on siis antud uuringu mõttes placebo või kontrollgrupp, sai 2 korda päevas 0,012 grammi sukraloosi. Ja kui sa nüüd vaatad, et sukraloosi, mis on teadupärast laialt kasutatav kunstlik magusaine doos oli oluliselt madalam, no siis tasub silmas pidada, et see on tavalisest suhkrust umbes 600 korda magusam. 12 nädala möödudes tehti palju erinevaid mõõtmisi ja teste ja kui sa tahad minna detailseks, siis leiad uuringu ja selle tulemused jutukasti alt. Aga lühidalt asju kokkuvõttes selgus, et alluloosi tarvitanutel oli 12 nädala pärast oluliselt madalam keha rasvaprotsent ja rasvkoe mass ning mis on väga oluline, neil vähenes märkimisväärselt enam vistseraalne ehk kõhuõõne sisene rasvkude, mis on nahaaluse rasvkoega võrreldes otsesemalt seotud südame-veresoonkonna haiguste kõrgema riskiga, teist tüüpi diabeediga ja teiste raskete ainevahetushaiguste tekkega. Vaata, see suurenenud kaalukaotus ja rasvkoe vähenemine ei tulnud võrrelduna tavalise suhkru kasutamisega, vaid ma tuletan meelde, kontrollgrupp kasutas sukraloosi, mis on sisuliselt 0 kalori sisaldusega kunstlik magusaine. Mõistmaks, miks on alluloos nii efektiivne ja saamaks aru, millised protsessid siin mängus on, peame me korraks põikama loomkatsete tasandile. Ja esmalt vaatleme seda teadustööd, mille käigus anti hiirtele 16 nädala jooksul kõrge rasvasisaldusega toitu. Eesmärgiga sööta nad võimalikult paksuks ja anti neile koos toiduga siis kas glükoosi, fruktoosi, ülimadala kalorisisaldusega eritrütooli või siis tänase video peategelaseks olevat alluloosi. Selgus, et alluloosi tarvitanud hiirtel vähenes oluliselt enam rasvaprotsent ja kiirenes rasva oksüdatsioon ehk siis rahvalikult öeldes rasva põletamine, mis toob kaasa rasvkoe vähenemise ja kaalukaotuse.
Lisaks toimus alluloosihiirte organismis positiivseid muutuseid ainevahetuslikul tasandil, kus see alareguleeris rasvhapete sünteesimisel osalevat ensüümi ehk siis takistas uute rasvarakkude teket. Ja veel lisaks alluloosihiirte väljaheidetes oli palju rohkem lipiide ehk siis rasvasid, mis tähendab, et kuigi nad sõid suure rasvasisaldusega toitu, väljus suur osa rasvast organismist seedimata kujul, mitte ei andnud oma tavapärast panust rasvkoe moodustamisel. Meil on muide selge arusaam ka sest, et alluloos kasutab inimese organismis samu retseptoreid ja transportereid kui fruktoos, mis moodustab teadupärast umbes 50% lauasuhkrust ja mida on hakatud aina selgemalt seostama paljude tervisehädadega, mis tähendab, et alluloos vähendab seda fruktoosi kogust, mida me toiduga omastame. Nüüd üks inimestel läbi viidud teadustöö, mille raames vaadeldi, kuidas mõjutab meid pärast öist paastumist tühja kõhu peale tarvitatav alluloos või laialdaselt kasutatav kunstlik magusaine aspartaam. Ja selgus, et alluloos tõhustas rasva oksüdatsiooni ja surus alla süsivesikute oksüdatsiooni ehk siis tekitas olukorra, kus energia saamiseks põletati enam rasva ja vähem süsivesikuid. Siin uuringus on veel üks väga oluline detail. Nimelt selgus, et alluloosi tarvitades oli katsealuste veres oluliselt madalam glükoositase. Ja oluline on see seepärast, et kõrge vere glükoositase on üks peamisi diabeedi riskifaktoreid ja diabeedi tunnuseid. Ma olen siin videos maininud, et alluloos blokeerib teatud määral süsivesikute ja rasvade imendumist ja alandab vere glükoositaset. Ja need kaks mõju saavad kokku selles teadustöös, kus vaadeldi, mis juhtub, kui anda katsealustele koos 50 grammi lauasuhkruga, kas 2,5, 7, 7,5 või 10 grammi alluloosi või siis alluloosi üldse mitte anda. Ja selgus, et mida rohkem koos tavalise suhkruga alluloosi tarvitati, seda madalam oli 30 minuti pärast suhkru tarvitamist katsealuste vere glükoositase. Ja mis on nüüd uus leid, mida ei ole veel mainitud, aga on ka väga oluline, alluloosi tarvitamisel alanes olulisel määral ka vere insuliinitase. Alluloosi üllatavalt tugev positiivne mõju diabeediga seotud markeritel on leidnud ka laiemat kinnitust inimestel tehtud uuringutes, nagu saab näha näiteks sellest metaanalüüsist. Me teame nüüd, et alluloosi näol on tegemist loodusliku suhkruga, mis alandab veresuhkru ja insuliini taset, mis on juba tegelikult, oleme ausad, uskumatu ja erakordne. Aga aina enam ilmneb teadusuuringutest, et alluloosil on veel üks oluline positiivne toime. Ja selleks, et sest aru saada, peame me rääkima glükagoonilaadsest peptiidist 1, ehk siis lühendatult GLP-1. GLP-1 on hormoon, mis mängib olulist rolli veresuhkru ja söögiisu reguleerimisel. See hormoon vabaneb soolestikust pärast söömist ja aitab kaasa insuliini tootmisele, vähendab veresuhkrut tõstva hormooni glükagooni vabanemist ja aeglustab mao tühjenemist. Selle tulemusena aitab GLP-1 hoida veresuhkru taset all stabiilsena ja soodustab täiskõhutunnet. Me oleme tänapäeval õppinud seda toimet ära kasutama ja kindlasti oled sa kuulnud kaalukaotust põhjustavast ravimist Ozempic, mis jäljendab organismis GLP-1 toimet ja vähendab su söögiisu ja aeglustab seedimist ja selle tulemuseks on siis kaalukaotus. Meil on hetkel arvukaid närilistel läbi viidud uuringuid, mis näitavad, et alluloos aktiveerib GLP-1 imetajate organismis ja põhjustab seeläbi kaalukaotust. Kuigi need leiud ja kõik muu, mis me alluloosi kohta teame, viitavad tugevalt selles suunas, et samalaadsed protsessid leiavad aset ka inimese organismis, ei ole meil veel vähemalt minu teada avaldatud heal tasemel teadustöid, mis selgelt ja üheselt seda seost inimestel näiteks. Samas aga sellised ainevahetuse suurimad eksperdid, kes ka ise päriselt laboris teadustööd teevad ja regulaarselt maailma juhtivates teadusajakirjades uuringuid avaldavad, nagu Richard Johnson, Ben Bikman, Andrew Kutnik ja Dominic D'Agostino, on erinevates podcastides ja videotes ja ka avalikel esinemistel avaldanud veendumust,
et alluloos aktiveerib ilmselgelt ka inimese organismis GLP-1 ja see veendumus ei ole võetud mitte kes teab kust, vaid põhineb nende eneste teadustööl ja uuringute käigus kogunenud väga mahukal andmebaasil. Muide, ma nägin hiljuti üht väga huvitavat paneeli, kus esinesid kõik eelpool mainitud teadlased pluss veel mõned mainekad ainevahetusspetsialistid, kellest enamik kinnitas, et tarvitab alluloosi ka ise. Sest kõik, mida nad antud suhkru kohta on avastanud, näitab selgelt, et sest tõusev tervisekasu on oluline ja alluloosi tarvitamisega kaasnevad riskid on samas sisuliselt olematud. Ütleme nii, et selline konsensus on ainevahetusteaduse maailmas, kus on mitmeid konkureerivaid teooriaid, mis omavahel vihaselt võitlevad, erakordne ja räägib, nagu öeldakse, iseenda eest. Alluloos on USA's paljudes ülekaalulisuskliinikutes juba pikemat aega väga edukalt kasutusel. Tulemused on kuuldavasti väga head ja üheks nutikaks viisiks, kuidas alluloosi kasutatakse, on patsiendid, kes on tarvitanud mingi aeg Ozempikut või mõnda analoogset ravimit ja kas siis soovivad või on sunnitud peamiselt kõrge hinna tõttu selle kasutamise lõpetama. Tavaliselt järgneb lõpetamisele mingi aja pärast kiire kaalutõus ja liigagi sageli jõutakse üsna kiiresti tagasi sinna, kust alustati. Aga patsientidel, kes hakkavad kasutama alluloosi, jääb kehakaal püsima või on isegi juhuseid, kus see langeb edasi. Siinkohal muidugi hüüumärk on põhjust toonitada, et alluloosi poolt põhjustatud GLP-1 aktiveerimine ei anna kindlasti nii võimsat efekti kui Ozempik või mõni muu sarnane ravim, sest nende ravimite puhul on mõju ilmselgelt, superfüsioloogiline. Aga mõju on olemas ja ka on alluloos juba praegu ja tulevikus kindlasti rohkemgi veel palju odavam kui näiteks Ozempik. Võtame siis alluloosi toime kokku. Tegemist on loodusliku suhkruga, mis aitab oma ülimadala kalorisisalduse tõttu langetada kaalu, kui sa asendad sellega lauasuhkru, ent lisaks alandab see vere glükoosi ja insuliini taset ja aitab kilode kaotamisele kaasa, aktiveerides kaalulangust põhjustava hormooni GLP-1. Ma poleks kunagi arvanud, et meil võib kunagi tekkida põhjust öelda, et kui sa tahad olla terve, siis söö rohkem suhkrut. Negatiivseid tervisemõjusid ei ole alluloosi tarvitamise puhul teada, ent teoorias võib see, kui sa tarvitad seda koos tavalise lauasuhkruga, põhjustada kõhugaase, sest jällegi teoorias, kui alluloos blokeerib süsivesikute imendumist, siis võivad need jääda seedimata kujul soolestiku fermenteeruma. On spekuleeritud, et alluloosi tarvitamine võib muuta negatiivses suunas soolestiku mikrobiomi. Aga mul on seda üsna raske uskuda, sest esiteks ei saa inimese organism aru, et alluloos on suhkur ja ei käärita seda soolestikus ja teiseks on meil olemas üks väga asjalik teadustöö, kus just seda teemat uuriti ja leiti, et alluloosi tarbimine ei mõjuta täiskasvanutel soolestiku mikrobiomi negatiivses suunas. Ma arvan, et alluloos muutub lähiaastatel äärmiselt populaarseks ja sellest saab toimiv tööriist ülekaalulisuse epideemia vastu võitlemisel, kusjuures seda saab igapäevaselt kasutada nii suhkru asendaja kui ka toidulisandina ja mõlemad variandid on okei ja annavad sulle hea efekti. Põhjus, miks me juba praegu ei saa Eestis alluloosi ja sellega magustatud toiduaineid osta, on selles, et selle kasutamine ei ole Euroopa Liidus ja seega ka Eestis veel heaks kiidetud, kuna tegemist on uuendtoiduga ja selle turule lubamine nõuab Euroopa Komisjoni luba, mida ei ole veel antud. Alluloosi kasutamine on lubatud ja aina laiemalt ka toiduainetes kasutusel näiteks Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Mehhikos. Veebist saab alluloosi ja alluloosiga magustatud tooteid Eestisse tellida küll. Aga ma ausalt öeldes ei oska öelda, kas seda peetakse siis nagu mingil moel seaduse vastaseks tegevuseks ja kas näiteks tollitöötajad peaksid sellise saadetise konfiskeerima. Aga vabalt võib olla nii, et tollitöötajatele on selle eesmärgil abiks suhkrukoer nimega fruktoosike,
kelle igapäevaseks tööülesandeks on leida üles kõik Eestisse saadetud alluloosipakid. Ma peatun põgusalt ka oma lemmikteemal ehk siis mõjul sportlikkusele, võimekusele ja tulemustele. Meil ei ole veel inimestel läbi viidud uuringuid, mis oleks antud seost analüüsinud, aga küll ma leidsin ühe hiirtel läbi viidud teadustöö, millest selgub, et alluloosi tarvitamine parandas neil vastupidavust ja füüsilisest aktiivsusest taastumist. Ja seda lihastes ja maksas ning samuti lihastes ja maksas tõstetud glükogeeni taseme tõttu ning samuti alandas alluloos hiirtel laktaadi taset. Muidugi ei hakka ma siinkohal mingit kõlavaid avaldusi tegema, sest tegemist on ikkagi närilistel läbi viidud uuringuga ja tahaks näha sarnaseid uuringuid ka inimestel, aga oleme ausad, see leid on ikkagi huvitav ja palju lubav. Ja kuna füüsiline aktiivsus juba jutuks tuli, siis lõpetan ma tänase video oma lemmiklausega, pea siis meeles, et mitte ükski toidulisand ei anna sulle nii suurt terviseplussi kui regulaarne aeroobne ja füüsiline treening. Jõusaalis näeme!